Mina olen Kadri Randpuu ja teen siis tänast infopäeva, olen selle toetuse konsultant ja meil on siin veel minu head kolleegid ja lepime kokku, et kõik küsimused on teretulnud ja võite seda teha chatis esitluse ajal. Riin kirjutas ka, et Riin siis vastab jooksvalt küsimustele. Ja suur rõõm on teid näha, suur rõõm on näha uusi nimesid, et loodetavasti siis kohtume teiega tulevikus. Ja tänasel infopäeval teemad on siis, et räägime toetusest, toetuse tingimustest, räägime taotlemisest ja hindamisest. Kõik tingimused ja tulenevad siis toetuse määrusest, mis on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus. Määruse toetuseks on olemas seletuskiri, sest määrus on tihtipeale selline suhteliselt formaalne ja suhteliselt lühike. Seletuskirjast leiab vastuseid. Meil on koostatud ka veebileht ja hindamisjuhis. Ja kui pärast aega ma näitan veebilehte, kus on väga palju materjale üleval, et mis saavad teile abiks olla. Tingimustest ja mis toetus see üldse selline on? Toetust antakse arenduskesksetele projektidele, mis toetavad ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilaste insenerialaste teadmiste arendamist, nende praktikasse rakendamist ja see peab kõik toimuma koostöös ettevõtetega ja peaks arendatama mingit tehnoloogiat või toodet. Ja selle toetuse nagu mõte või miks see on ellu kutsutud, on see ikkagi see teema, et meil on insenere vähe ja see populariseerimise teema on ka hästi oluline. Ehk siis kõik projektid peavad panustama sellesse, et inseneeriaoskused paranevad ja inseneeria erialade populaarsus kasvab. Et see on ka üks oluline osa hindamisest ja projektitööst, et te jagaksite seda, mida te põnevat teete. Ja loomulikult siis on eeldus, et insenertehniliste oskustega tööjõu järelkasv kasvab. Toetuse kontekstis on siis hästi olulised terminid, või mõisted, mis on siis ära defineeritud ja nendest mõistetest siis sõltub päris palju ka hindamine ja toetuse sisu. Ja ma räägiksin siis mõnes nendest olulisematest, ehk siis mis asi on arendustegevus. Et see on uuringute või siis kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine selleks, et luua siis uusi materjale, tooteid või siis seadmeid, protsesse, süsteeme, teenuseid juurutada. Teine oluline mõiste, mis siin on koostööpartner. Koostööpartner peab olema kõikidel projektidel. See on kohustuslik tingimus ja koostööpartner saab olla ettevõte. Ja valdkonnas tegutsev ettevõte, et kui te olete inseneeria projekt, siis eeldatavalt ei saa see olla mõni toitlustusettevõte, kui te just toitlustust mingisugust uuendust ei tee, aga jah, et teie projekti valdkonnas tegutsev siis ettevõte. Projektil võib olla partner, aga ta ei pea olema ja partneritena tavaliselt on siin nähtud seda, et partnerid, kes on väga sageli näiteks ülikoolid, teadmisasutused, aga see võib olla ka mõni ettevõte, aga koostööpartner saab olla ainult ettevõte, ülikool ei saa koostööpartner olla. Ja üliõpilane, et üliõpilane on siis Eesti kõrgharidusseaduse tähenduses, et Eesti kõrgharidusseadus siin mõndasid koole näiteks Kood-Jõhvi õpilased ei ole üliõpilased selle seaduse tähenduses, et see on oluline, aga väliskõrgkooli üliõpilased ei lähe siis meie toetuse mõistes üliõpilase alla. Ja inseneeria valdkond on ka defineeritud ja see nüüd on oluline selles kontekstis, kui me läheme hindamise juurde.
et inseneeria valdkond siis tuleneb, on siis kõrgharidusstandardi lisas 2 nimetatud õppekavarühmad. Ja ma ei hakka siin praegu neid loetlema, aga kust te siis teate, et ja kus meie teame, et mis on inseneeria, sest nende õppekavade nimetused on mõnikord sellised, et väga raske on aru saada, kas see läheb selle alla või ei lähe, siis on see, et kui te õppekava lahti võtate, siis see tegelikult näitab, et mis rühma ta kuulub. Et õppekava juurest leiab selle, et kas ta läheb siis selle määruse mõistes inseneeria alla või ei lähe. Üks mõiste, millest ma hästi kergelt peatun, sest see tuleb saab oluliseks sellel hetkel, kui me on hindamine läbi ja te saate toetust, on vähese tähtsusega abi. Et kõik see muutub oluliseks siis nende projektide puhul, kus arendatakse ikkagi väga selget toodet või tehnoloogiat, mida saaks tõenäoliselt turustada. Aga seda, kas see on vähese tähtsusega abi või see ei ole vähese tähtsusega abi, selle hindamise teeme ära meie, et sel hetkel, enne seda hetke, kui siis tuleb rahastamise otsus. Ja see on oluline, et vähese tähtsusega abi saab anda kuni 300 000 toetuse andmise hetkest. Et see on ainuke asi, mis võib muutuda siis oluliseks, aga siiani ei ole mitte kunagi kellelgi sellega probleemi olnud. Aga kõige olulisemad asjad, milleks siis seda toetust saab kasutada? Toetust saab kasutada projekti meeskonnas töötavate töötajate töötasuks. Et te saate võtta tööle oma siis üliõpilasi või teisi meeskonnaliikmeid ja saate nendele maksta palka. Projektijuhi ja raamatupidaja töötasuks. Ja seda saab siis olla kuni 10% eelarvest projektijuhi või raamatupidaja töötasu. Saab toetada projektis siis ka lähetusi, aga siin on siis oluline meeles pidada või aru saada, et lähetused saavad olla siis välismaale, sest meil ei ole Eesti riigis enam Eesti-siseseid lähetusi ja lähetada saab projekti meeskonna töötajaid. Et lihtsalt meeskonnaliikmed lähetada ei saa. Ja kõige sagedamini ja eelduslikult ka kõige olulisem liik on tegelikult projektiga seotud asjad, teenused, tööd ja tööde kulud. Ehk tegemist on siiski inseneeria projektidega, et sellest siis ostetakse ikka väga palju igasuguseid komponente, millest siis koostada vajalikke masinaid või asju, mis teil on projektis vajalikud. Te saate sisse tellida mingisuguseid töid või teenuseid selleks, et oma eesmärke saavutada. Et see ilmselt on kõige suurem ja siiani on olnud üheks kõige suuremaks kululiigiks. Toetatakse ka projektiga seotud üritusi, seminari ja koolitusi, et kui on vaja saada mingit ekstra koolitust või osaleda mingisugusel ekstra üritusel, näiteks siin on mõned messid või konverentsid, et konverentsidel on osalustasud ja sellised asjad, et seda saab teha. Ja see on võib-olla selles mõttes ka oluline nagu natukene rääkida, kuigi me räägime sellest pikemalt kõikide nendega, kes rahastuse saavad. Et kui see üritus näiteks on Eesti-sisene, et teil on vaja Tallinnast Tartusse minna, tulete siia Startup Day'le ja see on projekti jaoks vajalik üritus, et sellisel juhul saavad ka projekti meeskonnal sõidukulud kaetud selle kululiigi alt. Ja nagu ma ütlesin, et on hästi oluline rääkida sellest, mida te teete. Ehk siis, et leviks see teadmine, et inseneeria on väga lahe ja noored valiksid ka selle eriala ja meil oleks nagu järelkasvu.
siis toetakse teavitus- ja kommunikatsioonitegevuste kulusid. Ma räägin sellest ka pärastpoole, aga meil on, eeldame seda, et need kulud ei peaks olema mingid pitsakulud või flaierid, mis on täiesti old school ja mida tehti 20 aastat tagasi. Et mõelge siin nagu moodsamalt ja kaasaegsemalt. Ja kõikides siis nendes kulu liikidest, millest ma siis nagu rääkisin, et saab teha projekti jaoks vajalikke tegevusi, saab katta neid kulusid, kuid alati jääb iga kulu puhul siiski eelduseks, et need kulud on põhjendatud, projektist vajalikud, tulenevalt siis projektiplaanist, et need on kirjeldatud, et me saame aru, mille jaoks need on vajalikud, et see kulu aluseks olev töö on tehtud enne, kui te meile kulud esitate. Teenus on kätte saadud. Muidugi peab kõiki asju tõendama, et see on toetuste puhul on ääretult oluline, et kõik asjad oleks tõendatud ja muidugi korrektselt raamatupidamises kajastatud. Toetuse summad, et minimaalne toetuse suurus on 20 000 ja maksimaalne on 100 000 eurot. Ja tõesti, siin ei ole mitte mingisugust oma vastutust, et 100% kuludest, mis siis olid eelnevalt poolt loetud loetust, on nii-öelda abikõlblikud ehk me hüvitame. Kuid alati on aga, on kulusid, mida mitte mingil juhul ei hüvita, on laenuintress, pangateenustasu, mitterahaline kulu, mida ei saa tõendada, ülikoolide või rakenduskõrgkooli üldkulu. Et võib-olla see vajab natuke selgitust, et kui ülikooli käest tavaliselt mingit teenust osutatakse, siis ülikool paneb juurde alati üldkululõivu ja seda me ei saa projektist hüvitada. Sularahast tasutud kulud või siis, kui näiteks kulu on hüvitatud mõne muu riigi, kohaliku omavalitsuse, mõne teise toetuse vahenditest. Et meil on väga palju ägedaid projekte, kes saavad toetust ka mujalt, et siis peab vaatama, need asjad oleksid lahus, et ei saaks ühte sama kulu topelt rahastatud. Ja pikemalt või mis on rõhutamist kindlasti tasub ka seda, et kulu, mis on tekkinud tehingust, mille toetuse saaja on teinud isikuga, kes on tulumaksuseaduses seotud isik. Et kes on siis see seotud isik, kes on tõesti oluline, sest sellega meil on olnud natukene kurbi kogemusi. Et seotud isikud on need, kellel on ühine majanduslik huvi, näiteks abikaasad, elukaaslased, emad-isad. Äriühingute mõttes on need, kui on mingisugused ühte kontserni kuuluvad isikud. Et isikud, kellel on mingisugune ühine majanduslik huvi, see on tegelikult defineeritud väga selgelt seadusest, millele see paragrahv ka viitab. Aga jah, et kui vähegi tunnete, et mingi seotus on ja seda me kontrollime, et siis need kulud on mitteabikõlblikud. Kui loomulikult on ka sellised asjad näiteks, et kui me räägime lähetusest, et kui ta nüüd läheb üle maksuvaba piirmäära, et neid me ei saa hüvitada ja mis on oluline tegelikult veel rõhutada, on töötasule, kui meil on siis töölepinguga töötaja, lisaks makstav tasu ei ole hüvitatav. Ja see lisaks makstav tasu on siis näiteks preemia, haigushüvitis, puhkusetasu, sealjuures ka õppepuhkustasu. Et kui te võtate töölepinguga kellegi endale tööle, tal tekivad need tasud, siis seda toetusest ei saa hüvitada. Ja koostööpartneri või partneri tehtav kulu ei ole hüvitatav. Et see on eelkõige selleks, et siis ettevõtetel oleks siiski teiega seotud huvid tõepoolest selline panustada ikkagi teadmiste ja oskustega, et me ei hüvitaks ettevõtete kulusid, selleks on teised toetusallikad ja õigusabikulud.
Projektiperiood, see on selline periood, mida meie siis siin oleme lühendatud, ütleme siis AK ehk abikõlblikkuse periood ehk siis see periood, kui siis need kulud on võimalik siis toetuses katta. Et see on see ajavahemik, mil projektitegevused algavad ja lõppevad. Ja hallata saavad projektitegevused alates taotluse esitamisest ja saavad kesta kuni 24 kuud maksimaalselt. Et enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole võimalik hüvitada, aga kui te esitate taotluse näiteks homme, siis homsest tehtud kulud põhimõtteliselt oleksid hüvitatavad, juhul kui toetus saab rahastuse. Aga tavaliselt sellist riski ei soovita kellelgi võtta. Aga võib. Ja toetust, kes saavad siis toetust taotleda, et selleks võib olla siis mittetulundusühing või sihtasutus. Ja sageli on siin küsitud, et milline mittetulundusühing, enamasti meil ongi mittetulundusühingud, väga üksikuid sihtasutused on olnud, et kas see võib olla nagu värskelt loodud? Jah, see võib olla värskelt loodud ka selle toetuse jaoks, aga see võib olla ka mõni muu mittetulundusühing, et siin piiranguid ei ole. Välja arvatud siis see, et maksuvõlga ei tohi olla ja muud seadusest tulenevad nõuded peavad sellel MTÜ-l olema täidetud, kui ta on varasemalt toetust saanud ja sellega on tehtud mingid tagasimaksenõuded, et need on tehtud, on ju, et sellised üldised tingimused. Ja VTA peaks ka tal olema, see on see, mis ma siis enne nagu rääkisin. Nii. Nõuded taotlusele. Et kindlasti siis peab olema taotlusel, kui te esitate taotluse, selle esitamisest ma pärastpoole räägin, aga teil peab olema koostööpartner. Ja selle koostööpartneri otsimise ja leidmisega soovitan hakata üsna varakult tegelema, sest sellega on olnud probleeme. Projekti peab juhtima üliõpilane, kes on vähemalt taotlemise hetkel üliõpilane. Ja projekti meeskond peab taotlemisel koosnema 70% ulatuses üliõpilastest. Ja muidugi peab projekti keskne tegevus olema arendustegevus, mis sisaldub siis toote või tehnoloogia arendamine. Ja kuidas seda toetust saab taotleda? Tegemist on siis voorupõhise taotlemisega, mis tähendab seda, et see taotlusvoor on avatud 17. septembrist juba. Ta on avatud kuni detsembrini, 15. detsembrini kella 4-ni. Seetõttu on päris pikk aeg selle taotluse ettevalmistamiseks ja ma olen siia lisanud, et kiirus ei ole oluline. See ei ole oluline, et selle taotluse esitada näiteks täna, see ei anna mingisugust eelist teile, aga tähtaeg on oluline. Ehk siis 15. detsember kell 16.00, kui on taotlus esitatud 16.03, siis me seda kahjuks ei saa võtta arvesse ja see hindamisele ei lähe. Ja kahjuks ikkagi juhtub seda, et esmaspäeval näiteks läks meil üks taotlusvoor kinni ja 2 taotlust jäi hiljaks, nii et ärge jätke päris viimasele hetkele. Taotlust saab esitada e-toetuses. Siin on link, meie kodulehel on link, et kui te sinna lähete, siis siin kõrval on pildikene, avaneb selline aken, kuhu te saate siis siseneda ID-kaardiga või siis mõne muu autentimisvõimalusega. Saate sealt valida siis selle toetuse nime järgi ja hakata taotlusvormi täitma. Te võite selle avada kohe täna näiteks. Ja sa saad täita kogu selle perioodi jooksul, te saate seal kustutada, muuta, sa saab täita mitu inimest, kontaktsõigused, et see on päris mugav selles suhtes. Toetusele lisaks tuleb esitada mitu nagu lisadokumenti, mille näidised on meie kodulehel, aga samamoodi, kui te hakkate seda taotlust täitma e-toetuses,
siis seal viivad ka lingid sellele konkreetsele dokumendile, mis teil tuleb siis ära täita, millest ma siis kohe ka räägin. Et lisada tuleb siis projektiplaan, mis sisaldab siis infot kommunikatsiooni kohta, riskianalüüsi kohta, projekti meeskonna kohta ja eelkõige muidugi ka sisu kohta, mida te siis sellega teete. Eraldi dokumendina tuleb esitada detailne eelarve Exceli vormis. Ja mis on sellest aastast täiesti uus nendel taotlejate jaoks, kes on seda varem teinud, on koostööpartneri kinnituskiri EIS-i vormil. Ja see on ka asi, millega tasuks tegelema hakata varem, eriti kui see koostööpartner on mingi suurem ettevõte, suurem kontsern, siis sealt juhtkonnast allkirja saamine võtab tavaliselt väga kaua aega. Ja kuna see vorm on nüüd see on täpselt meie vorm, et siin ei saa enam oma loomingut kasutada, et see võib tekitada küsimusi, mida siis ka mina ei oska võib-olla vastata, sest ma ei ole intellektuaalomandi spetsialist, aga meie majas on need inimesed olemas, mida me saame siis aegsasti vaadata ja vastata ja aidata teil seda vormi täita. Et see on meil nagu siis uuendus ja seda tasuks siis jälgida. Ja taotluse tuleb lisada ka siis kokkuvõte, see on vabas vormis, kui taotleja on saanud varasemalt toetust sellesama määruse alusel, et meil on siin projektid, kellel on õnnestunud korduvalt saada toetust. Et kui projektil on olemas lõpparuanne, siis võib lisada selle lõpparuande või IT, me saame selle süsteemis kätte. Aga kui see projekt veel kestab, siis tuleks tegelikult teha kokkuvõte kuni selle hetkeni, mis siis taotluse esitamisel on olnud, et sellest eelnevast projektist. Kui te siis sisenete e-toetusesse, siis teil avaneb pilt, et alusta uut taotlust ja valite taotlusvooru üliõpilaste inseneeriavaldkonna arendusprojekti toetus. Lõpus peaks olema 2026. Panete projektile nime ja valite juriidilise isiku ja seal tegelikult on ja salvestate selle lehe, et seal samm-sammult see süsteem liigub edasi ja tegelikult saate siis, nagu ma ütlesin, seda korduvalt täita, tagasi liikuda ja muuta. Ja kui te siin näete, siis praktiliselt iga rea lõpus on selline sinine küsimärk ehk abiinfo ja sinna oleme üritanud panna siis selle info, et mis sinna täita tuleks või mida sinna oodatakse. Ja samuti, kui on näha selle rea lõpus on mingi noolekene, siis tegemist on tavaliselt valikvastustega, et te lihtsalt peate sealt valima endale sobiva variandi ja kirjutada midagi ei tule. Asjad, mida ma tahaks rõhutada, on see, et üks sakk või osa sellest projektist on näitajad. Kohe üleval menüüs te näete, on näitajad ja tegelikult see programm võimaldab kirjutada näitajad teil ise, mida iganes olulist välja mõtleksite. Kuid ärge palun seda tehke, vaid lepime kokku, et kõikidel projektidel on üks väljund näitaja. See on siis projekt on teostatud. Uskuge mind, see lihtsustab oluliselt kogu projekti teostamist hiljem ja seda aruandluspoolt. Et valige siis see eelseadistatud näitaja ja ärge ise juurde midagi kirjutage. Et te võite alati endale seada eesmärke veel ja neid ka projektiplaani näiteks kirjutada, kuid siin selles e-toetussüsteemis valime ühe. Siis on vaja kirjutada sinna miskipärast kastikese alla jäänud projekti lühikokkuvõtte avalikkusele ja tõepoolest, et avalikkusele see väike kokkuvõte avaldatakse, et see võiks olla selline lühike ja selge, nagu räägiksite mõnele pereliikmele, et mida te siis teete. Ja samamoodi on eelseadistatud, kui te leiate siis sellise saki või siis menüüpunkti nagu tegevused. Et jälle programm lubab teile sinna oma tegevusi panna
Aga kui te noolest võtate selle lahti, siis on meil eelseadistatud 3 liiki tegevused. Arendustegevused, projekti juhtimine ja raamatupidamine ja kommunikatsioon. Ja samamoodi palun siin ärge midagi muutke, sest see on seotud hilisemalt eelarvelehega ja see võimaldab nii teil kui meil väga hästi eelarve kasutamist jälgida. Siin all mul vist huvitaval kombel enne nagu ei läinud see kastikene peale, aga mõte siis sellel punktikesel on see, et alati saab siis küsida lisa ja infot, et kuidas nagu täita. Ja siin siis see abiinfo teema veel välja toodud ja rõhutatud, et kõikide siis siniste küsimärgikeste klõpsamisel siis avaneb info, et kuidas siis täita. Projektiplaan on siis eraldi dokument, see on leitav ja ka meie kodulehel. See on vorm, seda nagu muuta ei tohiks. Selles mõttes, et te ise seal võtate küsimusi välja või muudate kujundust, aga küll siis tuleks siis kõikide nende osade taha siis kirjutada oma projektist. Ja selle projektiplaan on koostatud niimoodi, et siis saaks vastused kõik nendele küsimustele, mida me tegelikult hindame. Ja seal on boldis siis toodud, pärast võime seda nagu lähemalt vaadata, siin on lihtsalt selline visuaalne pilt, et milline ta võib välja näha. On toodud küsimused, näiteks projekti eesmärk ja seal alla on kirjutatud kursiivis mingid abiküsimused, mis te ei pea seal nendele kõikidele vastama, aga see on soovitus, et need on tõepoolest abistavad küsimused, et kui te nendele suudate nagu vastused leida, siis peaks hindamise jaoks olema vajalik info olemas. Projektiplaan sisaldab ka tegevuskava, mis on hästi oluline. See peab eesmärkide täitmiseks olema loogiline, seda hinnatakse, ka projektimeeskonda ja projektimeeskonna siis kogemusi ja mida nad õpivad ja infot selle kohta, infot koostööpartnerite kohta, infot kommunikatsiooniplaani kohta ja riskianalüüsi kohta. Kõiki neid osasid hinnatakse ja tasuks neid kõiki nagu tõsiselt võtta. Lisaks on nii-öelda detailne eelarve, et e-toetused on omaette siis peatükk see eelarve. Kui te olete tegevused ära täitnud, nagu me siin enne rääkisime, arendustegevus, kommunikatsioon ja projekti juhtimine, siis e-toetus kirjutate igale sellele tegevusele taha eelarve. Täpsema eelarve esitate te lisaks Exceli tabelina. Seal on täpselt samamoodi need kolm suurt tegevust toodud, on ju. Sinna alla kirjeldate siis ära näiteks arendustegevused, ostame neid ja neid vahendeid, teeme seda teist, on ju, võtame tööle arendustegevuseks 3-4 üliõpilast ja nii edasi. Ja kokku selle Exceli tabelis koos valemitega arvutab teile siis arendustegevuse kulu ja selle sama Excelis olnud arendustegevuse kulu, mis tuleneb siis teie erinevatest tegevusest, kannate siis e-toetusesse. Et lisaks tasuks siis jälgida ikkagi seda, et see eelarve oleks kooskõlas teie tegevuskavaga, et eelarves ei oleks kulusid, mis tegevustega ei ole seotud. Siis eelarves on kõik summad koos maksudega, ka tööjõu puhul. Ja ärge siis arvestage igasuguseid immateriaalseid stiimuleid, preemiaid ja samuti ei ole mõistlik sinna panna ka meeskonnaüritusi, sest me räägime siiski arendustegevustest. Ja soovitused, mida meil on neljas voor juba. Ja siis, et oleks hea projekt ja te oleksite edukad. Et nõustamisel ma alati kõigile ütlen seda, et vaadake hindamise juhist, et see on teie piibel.
Et seal on tegelikult, te saate sealt kõik kätte, mis on olulised teie projekti jaoks ja millele te peaksite keskenduma. Projektiplaan ja eelarve, need peavad olema omavahel seotud. Et ma siin enne ka ütlesin, et ei saa olla niimoodi, et eelarves on kulud, mida teil tegevuskavas ei ole. Et mõnikord selliste asjade vastu eksitakse. Ja tõesti kommunikatsiooniplaan, et mõelge selle peale ja ka hiljem tegutsege selle peale, kas näiteks ikkagi see on hea plaan, kui te panete kommunikatsiooniplaani, et paneme tutvustava plakati kooli, ma ei tea, foajeesse, et kas me sellega saame need sihtrühmad kätte ja muide, pange tähele, ka hindamises on kommunikatsiooniplaani puhul on oluline, mitu sihtrühma te plaanite saada. Ja samamoodi ka riskianalüüs, et need on asjad, mille peale mõnikord ei väga sügavalt ei mõelda, aga mis siiski on hästi olulised. Projekti juhtimise ja raamatupidamise eelarve ei tohi ületa 10%. Nii siis sellel eelarvel kui ka hilisemal elluviimisel. Ja kollasega on pandud, et osale eelnõustamisel või küsige küsimusi või helistage või teeme Teamsi kohtumisi või kõik, mis teil on, et me tahame teid kõigiti toeta selles, et teil tuleks võimalikult hea taotlus. Et julgelt pöörduge meie poole. Et kui ma ise ei oska vastata ja ma tihtipeale ei oskagi vastata, sest see inseneeria valdkond on väga lai ja eriline, aga meie majas on spetsialiste, et ma kaasan neid, et julgelt võib kõike küsida. Hindamine, et meil on siis taotlusi hindab hindamiskomisjon ja me kaasame ka sõltumatud eksperte just selle tõttu, et see inseneeria valdkond on siiski ääretult suur ja väga lai, et seda ekspertiisi kaasata. Ja taotluse hindamisel võetakse arvesse taotlust ja ka siin on kirjutatud projekti esitlust. Et hinne kujuneb siis hindamiskomisjoni liikmete aritmeetilisest keskmisest ja hindamisjuhis on avaldatud kodulehel. Hinnata saab siis skaalal 0, mis on mitterahuldav, ja 4 on suurepärane. Hindamisjuhend kirjeldab ära hinded 4, 3 ja 0 ja teised on seal nagu vahepealsed. Oluline on märkida seda, et kui ühe hindamiskriteeriumi hinne on 0 punkti või kui kogu taotluse hinne, koondhinne jääb alla 2,0, siis tuleb taotlusele mitterahuldamise otsus. Aga seda meil on väga harva ette tulnud. Enamasti ikkagi kõik taotlused hinnatakse, aga rahastatakse pingerea alusel kuni eelarve ammendumiseni. Ja tegelikult konkurents on hästi tihe, mis on tore. Natuke siis nendest hindamiskriteeriumitest, et kõige olulisema kaaluga on siis projekti mõju, toetuse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele. Ka väga oluline on tehnoloogiline põhjendatus ja uuenduslikkus ja teostatavus, mille raames siis hinnatakse seda saavutamist ja kuidas sellega läheb. Osakaal kogu projekti hindest 25%. Ka projekti meeskond. See kriteerium on siis koosneb 2 alakriteeriumist. Projekti meeskonna koosseis ja tehnoloogilised teadmised. Ja teine kriteerium on siis meeskonna oskused ja pädevused. Ja vot selle meeskonna all meil on siis, et maksimumhinnet näiteks saada 3 üksikmeeskonna selles alakriteeriumis,
siis on oluline, et meeskonnas oleks vähemalt 70% insenerialases õppes üliõpilasi. Ja siin tuleb nüüd mängu see, et mis õppekavadel siis teie meeskonna liikmed siis õpivad. Ja kui on juba rohkem koostööpartnerit, 2 koostööpartnerit, siis on võimalus saada ka kõrgemat hinnet. Ja projekti elluviimine ehk siis tegevuskava, kas sellise tegevuskavaga on võimalik saavutada saab eeldatavaid eesmärke ja tulemusi, riske ja eelarvet ja kommunikatsioonile on ka siiski oluline roll ehk siis 10% on siis annab hindest kommunikatsiooniplaan, võimaliku sihtrühma suurus, keda üritatakse saavutada, kuidas seda üritatakse nendeni jõuda ja kas on reaalne, et see teadlikkus inseneeriast tõuseb. Ja eelmine aasta oli meil see esimest korda ja see oli väga mõistlik. See meeldis komisjonile ja tegelikult saime ka tagasisidet taotlejate käest, et ka nemad pidasid seda oluliseks, et projektid tutvustavad ennast ise hindamiskomisjonile ja tehakse seda siis Teamsi vahendusel. Et varasemalt taotlejad mäletavad, et projekt pidi tegema video, kuid selline tutvustamine on tegelikult töötab palju paremini, sest ka komisjonil on tegelikult selliseid küsimusi, mida videotest tihti vastust ei leia. See näeb välja siis niimoodi, et me saadame ette teile küsimused, niisugune kiire pitchi vormist ette esitluse ja jääb natukene aega siis komisjonil küsimiseks ja aruteluks, et selleks tuleb olla valmis. Kui taotlus on saanud toetuse, siis toetuse maksmine toimub siis 2 moodi, kas siis kuludokumentide alusel. Saab kõige sagedamini 1 kord kvartalis neid kuludokumente esitada. Need peavad olema teil enne makstud ja tasutud. Ja siis saab esitada. Ütlen kohe, et seda varianti keegi ei kasuta. Aga siin on veel oluline info see, et abikõlblike summa peab olema vähemalt 35 €, et väiksemaid kulusid ei hüvitata. Aga teine variant, mis on siis enamasti kasutusel, on siis ettemaks. Ehk siis taotlusse tuleb teha vastav märge, et te soovite ettemaksu. Ja te saate siis tegevuskava ja ettemaksu taotluse alusel summa teile lihtsalt ette, mida te peate siis hiljem tõendama. Tegelikult sellele tõendamisele kehtivad siis täpselt samad reeglid, nagu te esitaksite kuludokumentide alusel. Aga sellest siis me räägime juba kõikide nende projektidega detailsemalt, et kes on toetuse saanud. Aga lihtsalt teadmiseks, et mis teil siis, kui te toetuse saate, et kuidas see siis reaalselt hakkab välja nägema. Ja kohustustest siis ka kiirelt, et jälle detailsemalt siis me teeme kindlasti koolituse kõikide nendega, kes siis toetuse saavad. Aga siis, kui on üle 30 000 € või enam on siis tehingusumma, siis tuleb võtta pakkumisi. Et kõiki dokumente tuleb säilitada peale projekti lõppu 10 aastat. Ja kohustus on siis osaleda intellektuaalomandi teabepäeval, et see on tõesti kohustus. Me anname selle päeva teada ja vähemalt 1 projekti liige peab seal osalema. Ja selle päevaga me ühitame siis tavaliselt ka sellel teisel poolel, me teeme siis sellise toetuse kasutamise infopäeva. Et siis kõik nagu ühel päeval. Nii, ja toetusest siis tuleks teavitada, kasutada siis ka logosid ja sellest me siis kõigest täpsemalt räägime toetuse saajatega. Ja ajakavast. Et taotlusvoor on siis avatud juba 17. septembrist.
ja me sulgeme selle siis 15 detsember kell 4. Et rõhutan siis üle, et kell 4. Ja kui need taotlused on meile laekunud, siis toimub nende vastavuskontroll, tehniline kontroll 35 tööpäeva. Et selle aja jooksul siis peame siis kõik need läbi vaatama. Te saate tehnilisteks parandusteks võimaluse täiendada, et kui on mõni dokument valesti või kui me näiteks vaatame detailset eelarvet ja leiame seal kulusid, mis ei ole põhjendatud või abikõlblikud, me saadame tagasi või kui me midagi ei leia, midagi on puudu. Et see on selline tehniline täiendamine. Selles hetkes ei saa enam täiendada eesmärke ega muid selliseid olulisi sisulisi asju. Ja kui selline taotlus on siis meie hinnangul, konsultantide hinnangul siis selline valmis, siis me saadame selle hindamiskomisjonile, kellel jääb siis aega tutvumiseks, lugemiseks, hindamiseks. Siis toimub ka reaalne siis see komisjon, kuhu te olete oodatud siis esitlema. Ja seejärel siis otsused, et see protsess on päris pikk. Detsembri keskel tulevad taotlused ja veebruari keskpaiku, võib-olla eeldatavalt algusest, kuna me ei oska praegu veel komisjoni aega öelda. Aga keskpaigaks kindlasti tahame saada, on otsused teil käes ja saate hakata tegutsema. Ja enne ka rõhutasin, et olete oodatud meile küsima, eelnõustama nõustamisele, et aitame teid igati, nii palju kui me oskame. Ja tänud, et vist ei olnudki väga palju küsimusi. Et kui on veel küsimusi siin chatis, et vastame. Kui ei ole, siis vastame. Siis kui teil, ütleme, taotluse esitamise käigus need tekivad. Video siis salvestame ja paneme ka kodulehele, et kui mõni tiimiliige ei saanud osaleda, tahab üle vaadata, siis on see võimalik. Aga aitäh osalemast!